Olen Lahi ja rolliks ülikoolis olen võtnud omale olla ettevõtja parim sõber. Ehk aidata ettevõtjat ja kui vaja, siis ka mitte aidata ainult edasi liikuda, vaid aidata leida uusi teid ja teisi variante. Natuke taustast. Põhihariduselt olen matemaatik, mis tähendab, et olen suht hästi kodus ka kõikide teiste teadustega, kes kasutavad matemaatika keelt, sealhulgas loodusteadused. 2011 alustasin doktoritöö kirjutamist avatud innovatsiooni võrgustike teemal. See on veel siiamaani koostamisel, sest töö on olnud niivõrd huvitav. Ja tehnoloogia arenduses olen töötanud 98. aastast praktiliselt ja alustasin IT-sektorist ja nüüd olen lõpuks jõudnud siis mitmete teiste tehnoloogiateni ja rohetehnoloogiad on viimaste aastate jooksul olnud kõige huvitavamad. Ülikooliga olen seotud selles rollis juba nüüd 2,5 aastat ja siis varasemas elus olen Tehnikaülikoolis koostöös heade sõpradega ja partneritega pidanud juhtimisaluste loenguid. Ja minu üks kirg on avatud innovatsioon. See on selline kena sõnakõlks või sõnaühend, mida väga palju kasutatakse ja mida tihtipeale eri kasutajad mõistavad siis omal kombel. Mõiste tõi Henry Sheboro, ameeriklane, selle sajandi algul jõulisemalt sisse ja mida selle all võiks üldiselt mõista. Kõigepealt on eesmärgistatud tegevus kuhugi liikumas. Siis on olulised partnerid ehk toimub informatsiooni ja teadmiste vool nii organisatsiooni sisse, välja kui ka organisatsioonide vahel. Ja seal on 2 eesmärki. Esiteks teatavat innovatsiooni või arendusprotsessi kiirendada ja teine võita juurde turgu, pääseda turule. Ja kui innovatsioonist rääkida üldse, siis Eestis on minu jaoks innovatsiooni mõiste natukene viltuse käsitlusega, eriti ülikoolide poolt. See tähendab seda, et innovatsiooni all peetakse tihti silmas seda, et ülikoolis on jõutud mingi teadustulemuseni ja siis on vaja see teadustulemus kuidagi edasi pushida. Ei ole. 90% edukatest innovatsioonidest sünnivad erasektori vajadustest ja lõppkasutajate vajadustest. Muidugi peab olema teadustulemus, mis seda võimaldab. Ehk näiteks laserprinter sai võimalikuks tänu sellele, et oli laser. Aga vajadus oli trükkida odavamalt, kiiremini, suuremas mahus. Esimene faks sai võimalikuks tänu sellele, et olid olemas seadmed, et oli olemas tehnoloogia, mis võimaldas faksi teha. Esimese faksi väärtus tegelikult oli 0, kuigi tööd oli läinud tohutult sisse. Miks? Sest mitte kellelegi polnud faksi saata. Tuli teine faks juurde, mis suutis selle faksi vastu võtta, väärtus kasvas. Tuli 1000 faksi, oli väärtus juba tohutult suur, sest võisid saata üksteisele neid kirju. See on tehnoloogia väärtus, mitte looja, vaid kasutaja vaatevinklist. Ehk innovatsioon on oma väärtust vaid siis, kui keegi saab seda kasutada, kui keegi saab sellest kasu. Mis ei tähenda, et ülikoolis loodu oleks kasutu. Näiteks eriti matemaatikas väga palju asju luuakse teadmata, kuidas seda täpselt kasutatakse. Kasutus võib tulla aastate pärast, aga see on baasteadus. Ettevõtjaid huvitab ilmselt rohkem see teadus, mida saaks kasutada homme või ka ülehomme. Siis on üks suur probleem paljude heade lahenduste kasutamisvõimaluste ees on 2 sündroomi. Esimene sündroom on see, et see pole siin leiutatud. See on väga inimlik sündroom, see on üle maailma levinud. Ja tahetakse, et asi oleks koha peal leiutatud, teiste tehtud ei võeta omaks. Ja teine, ei taheta midagi teha sellist, millele ei nähta koha peal nii suurt rakendust, vaid see rakendus võib olla mujal. Kui rääkida looduskosmeetikast, ma vabandan, ma ei ole nii hea selle valdkonna asjatundja, kui võiks olla Kristel ja kindlasti kui olete teie. Aga mul tundub, et looduskosmeetika väga suur turg on nendes ühiskondades, kes on valmis selle eest maksma hästi palju raha ja ta oleks võimalik müüa hästi palju seal, kus inimesed on võimelised kulutama ja valmis kulutama kõik võimalike täiendavate hüvede eest, ehk kus nende hügieenitase
tarbimise seisukohalt on juba hästi kõrge. Ehk väga palju asju, mis on välja töötatud Eestis, see tegelik turg asub kusagil mujal. Ja Eesti oleks nii-öelda sillapeaturg, kus seda asja esimesena proovida. Kui Eestis usaldatakse, võidakse usaldada ka mujal. Ja avatud innovatsioon eeldabki avatust. Termodünaamikast on teada selline põhimõte, et süsteemid võivad olla kas avatud süsteemid või suletud süsteemid. Avatud süsteemid on need, kes vahetavad energiat või informatsiooni teiste süsteemidega, ehk see vaba liigne energia läheb kuhugi mujale kasutusse. See on ka avatud innovatsiooni üks põhiosa. Suletussüsteemis see täiendav energia muutub entroopiaks ja põhjustab süsteemi soojussurma pikka peale. Kui rääkida nüüd arendusteest, siis tegelikult räägitakse kuristikust teaduse ja tootmise vahel. Tegelikult näiteks Udami oma kolleegidega on määratlenud 3 kuristiku tüüpi. Esimene kuristik hakkab siis sealt peale, kus idee on juba mingil moel valideeritud, aga tarvis on saada töötav prototüüp ehk demonstratsioon. Edasi töötavast prototüübist praktilise kasutatava seadmeni, mis oleks tootmiseks valmis, läheb päris suur hulk arendust. Kui rääkida Eesti innovatsioonitoetusmeetmetest, siis teadust, mis jääb siia üles sektorisse, teadusel on teataval määral toetus olemas. Ja teataval määral on toetus olemas siin vahepeal, aga see, mis puudutab nüüd selle 2 kuristiku vahel liikumist, kus see teadustulemus ehk see, mis töötab laboris, saaks selliseks, millest oleks võimalik hakata toodet arendama, see on piisavalt hästi katmata. Kes olid täna varem kohal, nägid, et siin oli väike probleem akendega. Ehk päike paistab peale. Ülikooli keemiliste kiletehnoloogiate laboris on loodud pool läbipaistev aknakatte, mis suudab toota päikeseelektrit, siis kui läheb heledamaks, ja natuke tumedada ruumi automaatselt. See on prototüüp, mis on siin tasemel, sest me oleme suutnud toota 1 ruutsentimeetri seda. Selleks, et seda nüüd akende peal testida, läheb vaja ruutmeetrit ja ruutmeetreid. Ja selleks on vaja rakenduslikumad uuringuid ja palju baasuuringuid, ehk see suur ala siin. Seda Eesti oma jõududega ära ei katta ja siin on tarvis natukene välispartnerid, välisabi. Ja lõpuks, kui Saint-Gobain või kes iganes hakkab neid asju tootma ja kasutusele võtma, oma akendele panema, sest ainult Eesti jaoks pole seda mõtet ju arendada, panna 100 miljoneid arendusse selleks, et toimetada 20 miljonisel turul näiteks, vaid olla ikkagi rahvusvaheliselt 100 miljardite turul, siis läheb juba tootearenduseks, aga kui me ei läbi seda faasi, siis me jõuame järgmisse kuristikku. Ja need kuristikukohad on need kohad, kus tuleb suur puudus ressursist, rahast, teadmisest. Ja 3. kuristik on siis, kui teil on toode valmis, aga see on vaja turule viia. Ehk kui ta on kõik selleks vaja, et turu nõudlust rahuldada, aga turg ei tea, mismoodi toodet kätte saada ja teie ei tea, mismoodi seda asjaga turule jõuda. Ja väidetavalt võivad need kulutused olla kuni 4 korda suuremad võrreldes, ütleme väiksemate toodete puhul varasema arenduskulutustega. Kui rääkida nüüd Eesti potentsiaalist, võtsin välja eelmise aasta rahvusvahelise konkurentsivõime raportis, mis on tehtud Maailma Majandusfoorumi poolt, siis Eesti on ühes valdkonnas väga hea, ehk meil on majanduslik stabiilsus. Me oleme seal samal esikohal umbes 37 riigiga. Eesti kõige nõrgem koht on see, et meil on väike turg, mis tähendab seda, et me peame olema avatud, tungima väljapoole. Ja Eestil on veel üks koht, kus me oleme suht nõrgad positsioonis. On finantssüsteem ei toeta innovatsiooni, mis on ka loomulik, sest pangad laenavad raha välja suhteliselt madala riskiga ja Eestis on suhteliselt vähe teadmist selle kohta, mismoodi peaks välja nägema selline hea innovatsiooni ökosüsteem. Võib-olla see on tingitud ka sellest, et me oleme pisikesed. Ehk kui me mõtleme selle peale, et meil on 1 miljon ja siin ei saagi midagi teha, siis me tegelikult jäämegi siia 1 miljoni lõksu või jääme konnatiiki või jääme suletud süsteemi ehitame endale. Kui me mõtleme sellele, et me oleme osa 500 miljoniga turust, siis on perspektiivid juba hoopis teised.
mis tähendab seda, et selle ülejäänud 499 miljoni tarbijani jõudmiseks ei ole suuri barjääre. Ja mõni aasta tagasi viisin läbi ühe võrdleva uuringu eksperthinnangute põhjal, oli kolme majandussüsteemi, uurisime väikeste ja keskmiste ettevõtete avatud innovatsiooni mõjutavaid tegureid ja olid võrdluseks võetud siis Rootsi, kellel on sarnane kultuuriruum Eestiga, ja Ühendkuningriik, kellel on sarnane majandusarengutase Rootsiga. Ja püüdsime leida nagu neid erinevusi, oluliselt suuri erinevusi nende kolme süsteemi vahel ei olnud nimetamisväärseid erinevusi. Seda näitab ka tegelikult see, kui me võtame rahvusvahelisi uuringuid, ka selle sama Maailma Majandusfoorumi oma, kui me võrdleksime seda Eestit Euroopa Liidu kontekstis, me oleme täiesti keskmised, ainult mis meil väiksem on, meil on tootlikkus inimese kohta väiksem kui Euroopa Liidu keskmine. Aga kus me oleme mahajäänumad, on intellektuaalomand ja selle kommertsialiseerimise suutlikkus. Siin oleme tõsiselt maas. Võib-olla on siin mingid ajaloolised põhjused. Näiteks aastatest 40 kuni 90, et midagi ei tegemata. Võib-olla mingi hoiakute küsimus. Võib-olla on küsimus selles, et aasta 1850 hakkasime sellega üldse see sai võimalikuks mingilgi moel. Aga inglased alustasid ja rootslased alustasid mitu sajandit varem. Ei tea. Aga võib-olla on see väikselt mõtlemise tee või Eestis mõtlemise teema. Kui me räägime intellektuaalomandist, siis millest mõeldakse kõigepealt? Patent. Teha mingit patenti Eesti jaoks ei oma suuremat mõtet. Esimene patenditaotlus peaks olema ikkagi rahvusvaheline. Milleks patenti tehakse? Selleks, et midagi kaitsta. Kelle eest sa kaitsed seda? Ma juhtisin ülikooli projekti, kus me tegime Maanteeametile päikeseelektrit tootva teekatendi. Poole aastaga sai valmis väga kiires korras. Esimene prototüüp konverentsil töötas, kõik oli suurepärane. Ja ülikoolis me hakkasime täiendama ja uurisime siis ka patentimise võimalust. Ja 2 kuud pärast seda, kui me selle teekatte avasime ülikooli ees, mektori ees, 2 kuud pärast seda oli Hiinas võetud kasulik mudel sellele, mis tähendas, et patendi protsess selle asjale on üsna mõttetu. Patendil on tegelikult 2 mõtet. Esimene mõte on see, kui sa oled ettevõtja, ma mõtlen ettevõtja seisukohalt, kui sa oled ettevõtja, siis sa saad kaasata investoreid, sest sul on midagi sellist, mida saaks kaitsta. Üks väike ettevõtja ei suuda ennast kunagi suurkorporatsioonide vastu kohtus kaitsta. Teine mõte on anda maailmale teada, et sul on selline asi, sest patendi võtmisega sa teed asja avalikuks, ehk patent on turundusvahend. Aga on olemas ka kasulik mudel. Teha ainult Eesti kasulik mudel ei oma suuremat mõtet peale selle, et saad võib-olla mõneks ajaks hea enesetunde. Rahvusvaheline kasulik mudel võib sulle midagi anda. Selles kiirem meetod on tööstusdisain, aga on ka palju teisi võimalusi ja kõige olulisem võimalus on see, et sa tead, mismoodi see protsess käib. Ja see on siin intellektuaalomand ja selle kommertsialiseerimise suutlikkus. Nüüd, mismoodi peaks välja nägema üks innovatsiooniprotsess avatud innovatsiooni kontekstis. Kõigepealt muidugi on üks idee selle asja algatamine ja uuringute põhjal on tulnud välja, et kõige olulisem kriteerium ei ole mitte tehnoloogia, mitte raha, isegi mitte turg, vaid see, et kas on olemas liider, kes on suuteline lõpule minema. Esiteks. Teiseks, kui liider pole suuteline lõpuni minema, kas ta on valmis andma juhtimist üle kellelegi, kes on valmis lõpuni minema. Innovatsiooni erinevatel etappidel on nõutavad erinevad liidri omadused tihtipeale. Sest see, kes on algataja ja looja, ei pruugi olla hea arendaja. See, kes on hea arendaja, ei pruugi olla hea sellise edasise tootmise läbiviija. Aga kõige tähtsam on liider, liidri tahe ja vajaduse määratlemine, et kellele seda asja tarvis on. Miks seda asja vaja läheb? Päris palju asju tehakse isiklikust edevusest, arvatakse, et nii on hea. Tegelikult tuleb end asetada tarbija kingadesse või lõppkasutaja kingadesse, võtta lõppkasutaja prillid ette, kui vaja ka roosad prillid, võib-olla sellepärast on meie TalTechi uus värv natuke roosakas, kes teab. Ja on päris suur hulk
protsesse ja objekte, mis tuleb läbi käia. Ja kõige tähtsam on määratleda vajadust, tegutseda selle põhiselt, ehk kõigepealt, miks seda asja vaja on, millist vajadust ta rahuldab, miks pole olemasolevad lahendused piisavalt hea. Vektori poole pöördutakse üsna palju selliste arendusettepanekutega, et tahetakse teha midagi, mis on odavam kui konkurentidel. Teha midagi odavam kui konkurentidel, see ei anna mingit tulemust, kui me ei defineeri seda odavust ära. Hinnasõjas suudavad suuremad alati pakkuda odavamat hinda. Kui me mõõdame seda näiteks tootmisele kuluva energiahulgaga, mis võib olla väiksem, või tootmisel emiteeruva CO2-ga või metaani või muude kasvuhoonegaasidega, mille emissioon võib olla väiksem, siis on juba konkurentsieelis, siis me võime öelda, et see asi on odavam. Kui me räägime nagu lõppkasutaja hinnast, siis see on väga ajutine asi. Ja hinnasõjas ei võida mitte keegi. Hinnasõjas kaotab tarbija ja kaotavad need, kes hinnasõjas osalevad. Suurtele on selle kaotuse talumine võib-olla vahel juba sisse arvestatud, ta on kergem katta, aga väikse jaoks võib olla fataalne. Siis kindlasti tuleb küsida, keda oleks juurde tarvis. Arenduspartnereid, ülikooli ehk ülikoolis mingit teadmist, tuleks määratleda ära tehnoloogiat, mida meil vaja võiks minna sinna, teadmised ja kindlasti ka raha. Siin loetelus on likviidsus järjekorras, raha on kõige lihtsam leida, raha maailmas hästi palju, seda saab pangast ka võtta, raha ei pruugi olla tark. Tehnoloogiat võib ka osta, häid teadmisi leida ja konteksti asetatud teadmisi, mis on teadmus juba, neid on väga raske leida, see on kõige suurem väärtus. Ja kindlasti võib olla vajadustes ka midagi veel, mis on määratletud. See vajaduste määratlemine peaks olema päris põhjalikult läbi käidud, sest alles siis on mõtet hakata mõtlema selle peale, kas raha kaasata, kust raha kaasata, kui palju raha kaasata. Kuidas seda raha leida? Kõige esmane on siis see inglise keeles 3 F-i, teate, mis see on, eks ole? Ja, Friends, Fools and Family, kust on kõige lihtsam raha saada, pluss isiklikud säästud. Siis on erasektori rahad, äriingid ja riskikapitalistid. Miks nad on sellises järjekorras? Ehk kui sa kasutad oma raha, kui sa kasutad oma perekonna ja sõprade raha, siis sinu pühendumus võib olla suurem ja riskivalmidus suurem. Kui sa toimetad oma rahaga, sa tead, et sa pead tulema saama, see näitab suuremat tahet sinu enda jaoks. Erasektor on pühendunum raha kasutamisel kui avalik sektor, ees avalik raha. Siin kas oli 2015 või 2016, kui EAS kohta tegi Riigikontrolli uuringu ja selgus, et enamus firmasid, kes EAS-id said toetust, nende majandustulemused langesid. Mis tähendab seda, et EAS-i toetuste administreerimine oli ettevõtete jaoks kas liiga kohmakas või kasutati seda pigem sotsiaalabina. Tänapäeval on natukene teisi meetmeid, aga minu soovitus küll ettevõtjatele on see, eriti kui tahate ka ülikooli poole pöörduda, mõelge hästi läbi, milleks seda raha on vaja, kui palju seda raha on vaja ja kas avaliku raha kaasamine on piisav meede. On kogemused näiteks sellest, et kunagi valmistasime ette Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekte väikeettevõtetele. Ühe sellise projekti ettevalmistamine võttis 6 kuud tippspetsialisti tööaega ja maksis hinnanguliselt 50 000 ja selle ettevalmistamise toetuseks andis ka EAS raha eeluuringu raames. Kui projekti ettevalmistamise võttis aega pool aastat, eks ole, siis EAS-i küsimustega tegelemine, taotluste ettevalmistamine, raporti koostamine võttis aega 55 inimpäeva. Need on tohutu hulk võrreldes selle mahuga, mis tehakse sisulise töö jaoks. Tänavaseks päevaks on see olukord loetavasti paranenud, eriti nende väiksemate meetmete osas. Ja teinekord võib sellise avaliku raha kasutamine selle asemel, et protsessi kiirendada, neid hoopis aeglustada. Ja on olemas Archimedese nutika spetsialiseerumise meede, siis on olemas Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, kes annab ka päris hea meelega natukene raha. Mingi kusagil süsteemis on kallutatud jõud ja see ei tule ekraanile. Siit pealt.
Läheme silma edasi. Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituut, EIT. Ja EIT-l on vähemalt 3 sellist alaüksust, kes võiks looduskosmeetikale huvi pakkuda. On EIT Food, mille esindaja on Tartus üks toidutehnoloogia takkidest. Siis on EIT Raw Materials, mille esindaja ehk toormaterjalid, mille esindaja on Tallinna Tehnikaülikool ja Veiko Karu koordineerib seda. Ja siis on EIT Cleantech ehk rohetehnoloogiad. Kes tunneb suuremat huvi EIT vastu, siis minu kontaktid tulevad lõpus, et kirjutage, ma saadan infot vastu. Aga see Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, see on üks hea rahalikas. Ja siis on Horizon 2020. Väikestele keskmistele ettevõtetele on seal omaette meede, aga tegelikult on sinna oodatud need, kellel on piisavalt rahalist võimekust, ehk väikesed pole oodatud, pigem keskmised. Ja koostöövõimekust ülikoolidega. Ja seal saab teha päris korrakaid tehnoloogiauuringuid selle raames ja rakendusuuringuid, kuni tootearenduse ja demonstratsioonideni välja. Aga selle sama Horizoni programmi raames vaadatakse juba järgmist rahastusperioodi, mis hakkab aastal 2021 ja nad on töötanud välja ja hakkavad tänavu piloteerima 2 riskikapitali investeeringu mudelit ehk siis inkubatsiooni ja kiirendi mudelit. Nii et ka selles küsimus, kui on selle vastu huvi, võib pöörduda. Mis on nende kiirendi puhul iseäralik veel see, et nad võtavad teatavaks ajaks teatava osaluse ettevõttes. Kristel juba tutvustas neid meetodeid. Innovatsiooni osak on hästi kiire meetod, hästi lihtne taotleda ja kui tahate tõesti teha lähteuuringut, siis võiks sellega tegeleda. Arendusosak võiks olla sobiv eeluuringu tegemiseks, tehnoloogia võimalikkusuuringu tegemiseks, eeldab äriplaani. Tootearenduse toetus on nendele ettevõtetele, kelle käive ületab viimase 2 aasta jooksul vähemalt 200 000 keskmisena. Ja see on päris tõsine raha ja natuke tõsisemal ettevõttele, kui tavaliselt väike ettevõtted on. Lisaks on veel ettevõtte arenguprogramm, mis võib olla päris kohmakas, aga kust raha saab. Ma olen kohanud ka päris suuri ettevõtted, kes läbivad arenguprogrammi, ju neil on raha ja aega selleks, et seda kulutada nii palju sinna. Sest suur ettevõte võiks nagu ise suuta kiiremini toimetada kui avaliku sektori abiga ainult. Eesti Norra Rohe, ICT, IHMA, kommunikatsioonitehnoloogiate programm, mis on suunatud väga palju ka keskkonna teemale, et kui te suudate looduskosmeetikat ja infotehnoloogiat ühendada, siis see võiks olla päris hea väljakutse ja see ühendamine võiks olla kas või tootmise seisukohalt. Sest ma ei tea, kui palju segavad kokku asju käsitsi, kui palju segavad kokku mikseritega ja kas kusagil teevad juba asju robotid näiteks. Ehk või on tööstus 4.0 lahendused. Lisaks stardiabi, mis oli EAS-i all, praegu on ära läinud, aga sealt saaks ka natukene pisut tuge ja ekspordi edendamise meetmed. Ma hindaks neid ekspordi edendamise meetmed päris heaks, eriti kui on kõne all kuhugi ühistendidele minek. Näiteks ülikooli spin-offidest plaanib minna Dubai Expole EAS-i kaasabil on loodud see Eesti Dubai Expo tiim. Siis Archimedese kaudu nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud. Sinna mõtled minna tõsisemate projektidega ja alla 200 000 tegelikult ei oleks nagu mõttekas projekti kirjutada võrreldes selle ajaga, mis kulub projekti äriplaani koostamisele. Väga paljud ettevõtted kukuvad läbi sealt taotlustes äriplaani tõttu ja heidetakse ette, et ei hinnata äriplaana adekvaatselt. Tegelikult äriplaan peaks olema ettevõtte enda jaoks eelkõige, mitte hindajate jaoks. Ehk sa pead olema läbi mõelnud, et milleks seda toodet vaja on, kellele läheb vaja, mis on vaja selleks seda toodet luua ja nii edasi ja nii edasi. Kui see äriline pool on korralikult läbitöötatud, ma usun, ja on firma taust või ettevõtte taust korralik, siis saab ka nutikast toetust. Ta on kohmakas, aga seal need toetused on natukene kopsakamad. Ja rahvusvahelises plaanis veel on seesama EIT all on päris huvitavaid lahendusi. Ma võin saata ka siis assotsiatsioonile lingi, kus neid asju leida. Need on pidevalt käivad konkursid, saaks tellida posti.
ja minuga saab ühendust siis meiliaadressil, see on väga lihtne, eesnimi, perekonnanimi @taltech.ee. Tänan tähelepanu eest ja kui on küsimusi, siis vastan meeleldi. Ma saan aru, et meil on selliseid tooteid, mis on nii-öelda kiiresti huvi pakkuvad ja järgi tehtavad ka. Ja ma usun, et on väga palju looduskosmeetika tooteid, mis on skaleeritavad ja müüdavad sinna, kus on raha ja rohkem huvilisi. Lihtsalt, et avalik sektor ja ülikool saaks aidata kaasa sellele protsessile. Millises etapis ettevõtted peaksid näiteks kindlustama siis oma toote patendi, enne kui nad sellega siis väljapoole lähevad? Et teil on nagu kogemus olemas, tagajärjed ka juba teada, eks ju? Jaa, kogemus, jah, meil on 2 teed selleks. Üks tee on see, et kindlustada oma tagala sellise tööstusomandina. Teine tee on joosta kiiremini, kui teised suudavad seda teha. Ehk minna arendustega ees. Ma arvan, et nii vara kui võimalik, aga siis, kui tuntakse, et see on tarvilik. Igatahes, kui te mõtlete tööstusomandi kaitsmise peale, siis kaitsmine peab olema tehtud enne esimest demonstratsiooni, enne esimest artiklit, enne esimest meedias selle kohta teate avaldamist. Kiire küsimus publikule. Kas keegi on välisturul oma toote infoga välja läinud ja plaanib nüüd veel tagantjärgi teha selle intellektuaalse omandi kaitse või on juba keegi teinud ja mõtleb, et sellest ei ole enam kasu, võib-olla vaja teha? Kas keegi on üldse selle peale mõelnud? Andke käega märku. Mis kogemus teil on? Ei, ma olen mõelnud selle, et me peaks tegema. Ma arvan, et see on juba suur samm, sest et kui niivõrd head nutikad tooted, mis siin majas kaasabil välja töötatakse ja lihtsalt teistele nii-öelda kergelt üle antakse, siis vist ei ole väga rõõmustav. Selle esimese kivi kohta ma võin kaitseks seda öelda, et Maanteeameti lepingu kohaselt läks ülikoolile jäänud selle intellektuaalomandit. Aga me teame, mismoodi seda asja teha ja meil on uued lahendused juba välja töötatud, nad palatakse sandadal plasti ja siis hakkab ka see kaitseprotsess tööle. Et ühesõnaga kaitseme ennast ennem kui pärast sellest võidelda tuleks. Suur aitäh! Tänan teid! Nii.